tere, head kuulajad, käes on 9. märts. Siin on Geeniuse digisaade, kus on täna Hans Lõugas, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe külaline, keda kohe tutvustame, aga sellepärast tänase saate teemade plokis võtab suure osa meist õunafirma Apple'i uue toodete ülevaade. Arutame, mida Apple välja tõi, midagi uhiuut ja midagi sellist, mida me oleme ka varem näinud. Lisaks sellele on aasta algus esimesel kvartalil ikkagi aeg, kus toimub Euroopas ülisuur mobiilsidesektori mess Barcelonas ja meie oma korrespondent käis koha peal Hispaania sooja päikese all uurimas, kas mobiilsides on mingid suuri uudiseid või on väiksed uudised. Et räägime Apple'i uudistest, räägime Barcelona mobiilikongressist ja võib-olla paarist väiksest uudisest ja teatest veel. Ja hakkame siis aga esimese uudisega peale, sellepärast on meil abiks meie korduv Apple'i korrespondent, täna külas Andres Kostiv, kes on ka digikaasautor, AI koolitaja ja aitab meil alati sotti saada sellest, mis on seal oluline, mis ei ole oluline. Muide, aga peab tutvustama sind täna ka veel ühe uue tiitli võrra. Ma saan aru, et sa oled teinud ka esimesed sammud siis filmimaailmas ja avaldanud äsja värskelt ühe uue lühifilmi, on see nii? Jah, et meil oli siin rõõm saatejuhi Glen Pilvrega siis toimetada lühimängufilmi kallal, mille nimi on Päritud vaikus ja seda saab YouTube'is vaadata ja peaosas on Karl Robert Saaremäe, kes on tuttavad meil Kursanarid ja siis talvefilmist ja siukene tore, mis oligi YouTube'is täna üle 10 minuti keegi ei jõua eriti midagi vaadata, see ongi täpselt 10 minutit. 10 minutit, see on ideaalne YouTube'i pikkus. Glen tegi muusika ja mina olin siis kaamera taga ja produtseerisin ja... Te ei usu, et Glen tegi muusika? Järgmisena teen võib-olla maalin midagi, aga seekord tuli nagu film. Ma ütleksin saateks filmi kohta et Andres mulle helistas, et näed, selline huvitav film on kuulus näitleja ja mis siis minu jaoks oli nagu intrigeeriv, oli see, et Andres ütles, et tee muusikaga vaata, et äkki saad siis natuke AI sõpru ka kasutada ja see siis tekitaski minul nagu huvi, et oot, muidugi, et võtame siis AI ehk tehisintellekti stuudiosse kaasa ja omal ajal oleme teinud muusikat ikkagi stuudios siin hea sõbra Priit Pajusaarega aastaid, kus me oleme ka kahekesi istunud niimoodi vaheldumise arvuti taga ja mul tekkis kohe kuidagi paralleel, et nüüd on nagu sellise päris inimese asemel on selline mitte päris inimene, keda siis tuleb käsutada ja kes siis asju teeb. Ja ausalt tulemus oli ikka nagu korraga nagu üllatav või korraga nagu hea ja halb, et see oli kohati väga hea ja kohati oli ikkagi väga halb see, et ma nagu tundsin, et see on nagu ebaaus, sest et ma ise ei oska ikkagi viiulit niimoodi mängida, nagu see sõber, kellega ma seal stuudios istusin, viiulit mängis. Et mingi kuulake selle filmi soundtracki, vaadake seda filmi ja siis mõelge, et mida tegi inimene ja kus oli päris ja kus siis oli, ma ei oskagi öelda, kas vähem päris või. Et igal juhul huvitav projekt ka minu jaoks just niimoodi ettevõtted vaadata siis, mida tänased tehnilised vahendid teha võimaldavad. Just ja meil oli tegelikult vist paar nädalat ainult aega ja me mudeldasime tegelikult niimoodi, et mul oli Fargo sarja soundtracki ostetud klippidest nagu prototüüp muusika taustaks pandud ja siis see on siis nagu nimetatakse nagu moodboard või siis nagu meeleolu näitajad, kus on tempo, kus meil on see crescendod ja asjad, eks ole. Ja siis küsisin Glenilt, kuidas siis muusikat hakkad siis tegema. Just ütles, et vaatan, kuulan natuke, vaatan, mis tunded tekivad ja siis järgmine hetk on küsimus, okei, ma vaatasin, et seal F1 filmil Simmeril, ta nipsutab näppu ja siis tal on kohe toatäis terve, eks ole, mingi sümfooniaorkester, kes tema mõttekatsetusi kaasa mängib ja siis nagu korraks pain nagu mingi koha peal kinni, kus Glen selle taies on nagu AI-ga tegimas ja kurat, aga ta on ka täpselt samamoodi orkester istub toas, et see uskumata. Väga kihvt on ja minge siis otsige Päritud vaikust. Ma saan aru, et ei pea kinopiletit ostma, vaid võib kodus täitsa vaadata. Jah, seda saab täitsa YouTube'is turvaliselt tugitoolist vaadata. Ja pange siis vähe ühed nendest kõrvaklappidest, mida me oleme siin ikkagi arvustanud. Sest kõrvaklappe või häid kõlarid on vaja, sest seal on mõned madalsageduslikud paugud, nagu ka Hans Zimmeri muusikas kipuvad olema. Neile inimestele, kes on kurtnud siin kommentaarides, et me räägime
räägime liiga palju kõrvaklappidest. Kurvastuseks tuleb öelda, et varsti me räägime kõrvaklappidest veel, siis mul on terve hunnik teisi testis pärast. Ärme nüüd kohe inimesi ära ehmata. Varsti kuulata. Mitte see saade. Pöörame siis pilgu sinna, toodetel, mis kannavad siuke ampsatud õuna logo ja Apple'i märtsikuine selline toote uuenduste lansseerimine. No ei ole vist nii kõva asi, kui neil septembris alati on iPhone'iga, aga ikkagi ootuspärane. Nüüd aga tuli Apple välja uue nimega tootega ja seda juhtub, ma ei tea, 10 aasta tagant või ma ei tea, kui sageli. Ehk siis Apple näitas uut arvutit, mis kannab nime MacBook Neo. No kas keegi teist oleks arvanud, et siuke asi üldse juhtub? Oli see ootuspärane? Seda kuulujutud ju rääkisid sellest, aga juba paar aastat. Sa uskusid neid ka? Tegelikult ma mõtlesin, saaks huvitav ja oleks tore tegelikult, kui selline asi tekiks. Aga ega ma väga ei uskunud, arvestades Apple'i sellist poliitikat, kus nad lihtsalt põhimõtteliselt ei taha teha odavaid asju, eks ole. Aga samas... Vaata, mida kuulujutud räägivad, siis Apple peaks ammu tegema juba lendavaid autosid, kus sees on televiisorid ja nii edasi. Nii et... See on natuke teine asi, eks ole, aga pigem on jah see, et ikkagi tegelikult olulisem, kui see arvuti ise on see, mida see arvuti esindab ja mida see tähendab. Ma arvan, Andres hakkab siin kohe rääkima sellest põhjalikumast, sul on kindlasti suurem sissevaade sellele, aga mina kui Windowsi kasutaja näen, et väga-väga raskeks läheb suuremat arvutitootjatel see odav ots võetakse nagu käest ära neil, eks ole, mille peal nad praegu elasid põhimõtteliselt. Ja seal nad peavad midagi radikaalselt tegema ja ma arvan, et see lõpptulemusena mõjub kogu sellele arvutitööstusele šokeerivalt ja ühtlasi ka lahti raputavalt nii-öelda, et seal peab mingit innovatsiooni odav otsust tegema hakkama, sest muidu Apple sööb ära lihtsalt. No ma vaatasingi teda kõigepealt nagu paned selle patsiendi laua peale või kuidas sa nagu kõnnid ümber ja kükitad ja vaatad, mis ta nagu on ja vaatasin, mida nagu seal pressiüritusel, kus siis need youtuberid nagu filmisid seda patsienti ja et on nagu väga hea ülevaade oli. No ütleme, eks ikka Apple'il ju tööstusdisain on nagu see number 1 ja youtuberid käisid ümber laua ringi, vaatasid, et oi, et näed, et siukse ütleme sellise MacBook Airi kestas olev asi laias plaanis ja siis tal on mingisugused tavaliste mustade nuppude asemel on pandud nagu siis nagu heledamad nupud ja siis vaatasid veel lähemalt, et okei, et siis nagu et klaviatuuri, et seal on mingisugune laimi kollakas roheline siuke lahe alumiiniumi värv on ja siis nagu valged nupud, aga siis on nagu kergelt siukse ivory või siis elevandiluu varjundiga. Siis vaadati, et okei, nüüd on meil mingi tumesinine läpakas ja sinna on siis nupud pandud ja siis seal on hoopis mingisugune helesinine varjund ja hakkad nagu vaatama, et kuidas nagu see Apple'i tööstusdisain nagu mingisugune ebainimlikult, ebatavaliselt nagu tavalisi asju nagu lihvib, aga tegelikult nagu see on siuksed nagu pisikesed detailid, mida siis hakatakse nagu märkama ja siis aga siis hakkasid nagu üsna kiiresti need üldiselt sellised nagu piirangud, et ma isegi võtaks öelda äkki MacBook, iPhone meil on 16 ja 17 Economy, miks nagu MacBook siis või midagi sellist ei tulnud välja, et öeldi Neo selle nimeks, aga kui nagu vaatad nagu sisse, et aina rohkem nagu sellised nagu asju on nagu tõesti sees, et seal on siis iPhone 16 protsessor, mis on ka natuke downgrade itud, siis siuke 8 gigabaiti mälu, see on jällegi siuksed Google Sheetis, Wordis, Excelis meile saata, siin YouTube'i vaadata täitsa piisab tegelikult see RAM, et nagu rohkem ei peagi midagi eriti tegema. Ja siis nagu ma ütlesin, et kere mõttes on MacBook Airi kerega laias plaanis, 13 oli samamoodi. Klaviatuur on just natukene kehvemaks sulle, aga siiski piisab teha. Aga ja siis ma nagu vaatasin... Touchpad ei ole mitte haptiline või ta füüsilist nuppu. Ma hästi kiiresti lõin selle upgrade.ee kasutatud Apple'ite poe lahti, et vaatasin, mis asi näiteks siuke. Ma teadsin, et ma kirjutasin digis arvustuse ka MacBook Air M2-le. Et siis nagu speki vastu, et kumb siis nagu rohkem pauku teeb ja vaatasin, et võib-olla M1 on ka veel endiselt hästi võrreldav. Ja täpselt, et see M1, et mul siiamaani läpakas M1 Pro ja ta lihtsalt ei lähe aeglaseks, ei tee midagi, miks ma peaks teda nagu välja vahetama. Et mul tundub, et täna, kui sa vaatad seda hinnalipikut ka, mis sealt nüüd välja tuli mingisugune 719 siis lihtsurelikele ja õpilastele 683,
noh, siin need kasutatud Airid M2-d on kuskil 700-800 kandis, et noh, tegelikult noh, ütleme niimoodi, et noh, hakkamegi klaviatuuri taustavalgustust ei ole näiteks, no ma ei tea, ma ise ei mäleta, mida ma pimedas oleks nagu väga mingit tööd teinud ja siis no aeglasemad USB 2.0 peale keeratud kiirused loomulikult ja aga samas seal positiivne webcam on 1080p sellel Neol, et. aga no vaadata võiks tegelikult hoopis võib-olla laiemat pilti, et ma hüppame võib-olla korraks natuke kaugemale, aga Apple on selles mõttes huvitavas olukorras, et kui me vaatame iPad'e, siis teadupärast iPad'id kasutavad M-seeria protsessoreid ja näidati ka uut iPad Airi, kus sees on M4. Ja teistpidi toodi välja siis MacBook Neo, kus sees on iPhone'i ehk mobiiliprotsessor. Ja nii kummaline kui see ka pole, eks ole, siis iPad'i peal jookseb meil iPad OS, mis teadupärast on üsna piiratud selles valguses, kui me võrdleme teda Mac OS-iga. Küll aga kasutab ta arvutiprotsessorit, ehk seal saab siis väga võimekalt teha mingisuguseid multimeediatöid ja muid asju, aga ei saa kasutada siis hiirt ja opsüsteemi sellisel kujul nagu Neos, kus on mobiiliprotsessor, mis on vähem suutlik, aga teistpidi võimaldab siis Mac OS-i kasutamist, et selline natukene äraspidine olukord on, et noh, Apple'i poolt vaadatuna muidugi see on nagu selge, et kui nad oleks täna tulnud välja, kuidas ma ütlen siis, nii-öelda pakendanud M2 uude kuude ja pannud selle mingi teise nime, siis see ei oleks kohe nagu mitte läinud, sest et M2 Air on juba ju olemas ja muidugi no rõhku pannakse ka AI kiibile ehk et sellele nii-öelda närvivõrgu kiibile, mis vaieldamatult on siis täna A18 puhul ikkagi parem, kui ta on M2 puhul. Arvan, et puhtalt on küsimus rahas, nimelt see A-kiip on niivõrd hästi skaleeritud neil, ehk siis nad suudavad seda teha tohutus koguses väga odavalt ja kui nad hakkavad seda Neot müüma Ameerikas kindlasti koolidele ja pakkuma seda Chromebooki alternatiiviks, siis seal nad ilmselt on valmis tegema diile ja samal ajal ka teenima kasumit. Ja täpselt nii lihtne see ongi, eks ole, et Apple tahab teenida raha, see on nende alati on nende selline võti. No, see ei ole nende eripära muidugi, kes ei tahaks teenida. Aga mina arvan, selles mõttes, et nad, nende kasumimargin on alati suurem kui konkurentidel, see on juba point, eks. Et seal saavad seda säilitada samal ajal tehes ka diile ja teine küsimus on see muidugi, et mina arvan tegelikult minule näiteks ilmselt ei oleks paremat protsessorit tarvis, eks ole, sellest telefoni protsessoril selle arvuti sees piisaks. Mul on kaks mõtlema, seda mida Glenn rääkis, ma tahtsin öelda, et sa ütlesid nagu huvitav asja, ma panin mõtlema, et see Apple nagu vilistab natuke meiesuguste inimeste peale, kes me tahame klassifitseerida. Mobiiliekraan, mobiiliprotsessor, tahvlile natuke võimsam mobiiliprotsessor, siis on sul sülearvuti, seal on see protsessor, et pagan, unustage ära, et meil on niimoodi, et milline nagu kasutajaliide sul soovib ja siis sa võtad kas võimsama multimeediaprotsessoriga M4-ga mingi tahvli või võtad sa selle sülearvuti, millega sul ei ole vaja eriti palju tööd teha ja saad tudengina teha palju odavamalt läbi ajada või sa võtad väga võimsa sülearvuti või sa võtad telefoni, mis on nõrgem ja soodsam või siis väga võimas, kui sa sellega filmid. Et nagu arhitektuur on omavahel nende kasutusjuhtumitega nii hästi ühilduv, et võtta ainult mida tahad, mis protsessor, mis ekraan, mis kasutusnõudmised. Aga Apple on seda varem kunagi teinud, et tal oli siis kunagi, kes mäletab neid valgeid ja musti plastikust MacBook'e, mis tuli mul ka, oli kellegel või? Et see oli ka täpselt samamoodi, et selle hinna ja kvaliteedi täpselt doseeriti nagu siuke nagu õige toode. Ma ei tea, ma ise hakkasin mõtlema, et äkki see on hoopis selline üldse kampaania toode, ma mõnikord nagu tootejuhtimises, et noh, ma ei tea, kas me nagu Neo 2 ja Neo 3 iga aasta hakkavad nüüd uuenema ja mõnikord tehakse kliendi baasi kasvatamiseks jutumärkidest nagu kampaaniatoode. Noh, meile tundub, et see on lihtsalt mingi uus toode, aga tegelikult ta võib olla kampaaniatoode lihtsalt kliendi baasi. Just, aga minu arust on nagu Samsung FE-seeria telefonid. Fantastiline on see, et see ettevõte on teinud nüüd nagu see hierarhia valmis, erinevad protsessorid ja siis tuleb, ütlen nii-öelda see riistvara osakond tegi selle valmi ja nüüd tuleb need tooteinimesed, tudengitele see, filmitegijatele need, igaüks saab oma ja sul on nagu kõik need legoklotsid olemas, pane ainult kokku, mis sa tahad, et see. Olles siin täiesti ka nõus Meelisega ja ka enda alguse poolse jutuga, siis loomulikult küsimus ongi ju rahas, et Apple tegi väga kavala strateegilise valiku praegu, tuues välja sellise mobiiliprotsessoriga arvuti. Mõtle, kui tootja või mitte tootja, vaid tarbijasõbralik oleks hoopistükkis olnud välja tuua selline, ma ei tea, klaviatuur, mille sa lükkad sellele uuele iPad Airile külge ja siis seal peal on äkki imekombel Mac OS ja M4 protsessor sees.
sellist monstrumit ei tee Apple mitte kunagi. just, aga see lahendaks ju kohe kõik sellised probleemid, et miks me peame tegema siis M4 protsessoriga, iPad OS-iga piiratud seadme ja siis teistpidi tegema arvuti, mida piirab protsessor, kui tegelikult Apple'il on. Sellepärast, et kui sa paned sinna M-seeria protsessori, siis sa tegib automaatselt hinna ootusest, siis ta ei saa seda näidata nii odavana. See ongi selles mõttes väga loogiline, et Apple nii teeb, aga see on tegelikult ääretult tarbijavaenulik, sellepärast et kui sul on olemas iPad Air, mis sisuliselt ongi ilma klaviatuurita M4, ilma klaviatuurita MacBook Air, siis pagan küll, võimalda sinna sisse panna macOS. Aga sul on need mõlemad olemas, see on strateegia. Sul on mõlemad. Just. Apple on alati olnud väga tarbijavaenulik firma, nad ei ole kunagi tarbijasõbralik, see ei ole nende eesmärk. Et selles mõttes sellega raha ei teeni, et olla tarbijasõbralik. Mida võiks ka teistpidi võtta, et nad teevad tarbijale sõbralikult just õige asja. Et mitte, et ma üldse tahaksin vaielda kellelegi vastu, vaid ma tahangi öelda, et Apple tegi väga strateegiliselt kavala lükke, aga teistpidi on neil riiulil olemas palju tarbijasõbranik alternatiiv, mida nad ilmselt muidugi ei tee. Aga lihtsalt äraspidi ongi see, et ja, sest et sellega ei teeni raha ja see ei olegi tähtis. Tähtis on see, et praegu on see, et Lenovo ja HP juhid kuskil keldris nutavad praegu, eks ole, see on tähtis. see kelder, ma tahaks näha seda. Mina ütleks ka, et tarbijad natuke võib-olla nutab, sellepärast et iPad Air M4 maksab täpselt sama palju nagu MacBook Neo, aga mõlemad on omamoodi piiratud, et kuidas ma ütlen, tuues nagu võib-olla võrdluse on see, et kui iPad Air M4 on nagu, ma oleksin vormeliga kruusateel, aga siis MacBook Neo on selline, nagu ma oleksin Trabandiga kiirteel. Päris nii hull, ma arvan, asi ei ole esiteks. Teiseks on see, et mina kui Apple'i võhik, minu jaoks on alati aru saamata olnud, mille pärast iPad Air eksisteerib, et seal on nagu selline väga kallis mõtet arvuti, mis istub Pro ja tavalise iPadi vahepeal, aga see on nagu juba omaette küsimus, et me läheme liiga kaugele nagu teemast. No ta läks aastatega kallimaks, ta oli ka ju 900 klassis mingi hetk. Minul oli kunagi esimene või teine iPad Air, see maksis mingisugune 400 eurot tol ajal, eks ole, see oli täitsa okei Apple arvuti. Aga jah, et praeguseks on asi käest alla läinud. See selleks, et me pigem pidime rääkima ikkagi nagu uutest Apple'i uudistest. Ei no iPad Air on ka uus. iPad Air on täiesti selle sama uudise teine külg, et esitleti siis ka ju M4-ga Air. On küll jah, aga ma küsin veel Neo kohta ühe küsimuse, et tuleme sealt Apple'i strateegia juurest, miks nad teevad, mida nad teevad tarbija juurde. Et mis te arvate, et kuidas seda oleks siis osta? Minust Meelis ütlesid juba ära selle, et PC tegijad nutavad keldris. Mina mõtlen seda, et väga, kui ma praegu läheksin ülikooli, oleks siuke tudeng, kel läheb mingit arvutit väga soodne ja need hinnad, mis veel dollarites on, see on ju $499 on tudengi hind. Ja minul tekkis küsimus, võib-olla Andres teab seda, kui sa oled rohkem nagu rääkinud siin Apple'i müüjatega, et mille pärast on Eestis see õpilase soodustus nii pisikes, 25 eurot. Ja see on täitsa taljakas, seepärast, et USAs on see sama Neo on $499. Meil on mingi peaaegu 700, eks ole, õpilastele. Et ma olen seda kunagi varem küsinud, ma siiamaani nagu mingit nagu adekvaatses vastu. Üks hästi oluline asi, mis ma võib-olla tooks ka välja. No ma loodan, et sellest ei tule nagu seal mingisugust draamat, vaid kunagi selle Inteli M1 üleminekul kolmanda osapoole tarkvaratootjad, sest küll, et õpilased, aga ikka nad kursatööks võib-olla tahavad mingit eri tarkvara kasutada, mida netist alla laadida. Ja ma väga loodan, et siin ei tule mingisugust draamat, kus M1-le arendatud tarkvarad ei hakkas Mobla protsessori peal tööle või ühesõnaga tasub, ma ei tea, AI-lt üle küsida ja kontrollida enam, kui ostad. Tehniliselt on ju mõlemad armi peal, eks? Ja tehniliselt on armi peal, et ma väga, ma loodan ja usun, et see on nagu fine. Aga siis üks lüke, mida Apple tegigi, kas aasta alguses oli siis Apple Creator Studio siis nagu tarkvarade pakett, kus sees on siis Logic Pro muusikatööstus, eks ole, Final Cut Pro ja kõik asjad ja seal on niimoodi, et neil on 30 € aastas õpilasele nagu püsttarkvarasid, et nagu kõik, mis on nagu vaja läheb graafiliseks disainiks või leedukate pips ja meeter ja see on ka võib-olla üks huvitav asi, et on nii iPadile kui Macile. Asi, mis tegelikult, kui me ennem rääkisime, kuidas Neo, eks ole, teeb Windowsiga arvutide tootjate elu valusaks, siis see sinu toodud tarkvarapakett teeb Adobe ja Canva elu valusaks, eks ole, nii et. Aga kas tuleks Liina juurde tagasi veel korraks, kas teile ei tundu, et jälle on selle halli mantliga, pikkade hõlmadega meeste turg käes, sest et mõtleme dollari euro kurssi, siis $499 maksev arvuti on, ma ei tea, natuke üle 400 €.
mida Ameerikast Euroopasse tuua on nagu tohutult lahvatlev, kui siin müüakse seda arvutit, ma ei tea, üle 700 on ju. Et õpilased ostavad sealt ja tassitakse siia või? Ei noh, hall turg, nende vahendajad, kunagi alguses, kui see iPhone'ide vahendamine. Seda küll, no samas ikkagi me peame ausalt mõeldes kohe liitma sinna otsa 24%, eks ole, mis ja siis võib-olla natuke veel. Nii et eks see hind ikkagi selle võrra võib kallimaks minna, aga üks huvitav aspekt muide veel, mida Apple siis oli näidanud lisaks kõikidele asjadele, mida ta näitas, ehk et ta ei rääkinud sõnagi väga tehisintellektist, aga teistpidi kõik need Apple'i protsessorid on, no nad on ju ideaalsed keelemudelite jooksutamiseks oma jõudluselt ja kõigelt. Et see on ka päris huvitav aspekt, et kui täna võtad mingi M5 või isegi ka juba M4, siis on see niivõrd võimekas protsessor just nimelt lokaalse tehisintellekti jooksutamiseks ja isegi see A18 Pro teeb seda võib-olla juba enam-vähem hästi. Et see on nagu omamoodi olukord, et Apple'il nagu nii-öelda enda keelemudelit pole, aga tal on täna väga konkureeriv platvorm. Me rääkisime siin saade või paar tagasi sellest ChatGPTist, eks ole, kiibi peal keelemudel, et tegelikult need uued Apple'i seadmed on ka vabalt seal klassis, et see ongi kiibi peal keelemudel, tõmba sinna sisse ja töötab. Viimane küsimus, mis ma Neo kohta küsin, on see, soodsam mudel tuleb 8 gigabaidi mäluga. Kui teile nüüd tuleb onupoeg helistab ja küsib, et kuule, kas ma ikka võiks selle osta või ma pean ostma ikkagi rohkema RAM-iga, no kas te julgete soovitada? Ja ma ütlen kohe oma vastus ära ka, võta 8 gigabaiti, see on vähe, aga sellest piisab. Aga äkki vaidlete vastu mulle? Andres ei vaidle vastu. Aga ma pigem ütleks seda, et minu nägemuses ennem saab probleemiks RAM kui see mobiiliprotsessor. Et seda ka ei tasu karta. Ei no küsimus on, et kas võtta rohkem mälu, maksta selle eest rohkem või jääda siis selle 8 gigabaidi juurde. Või siis jah, et küsimus ongi selles, kui on võimalik saada nagu hea hinnaga mingi refurbist, mida siin Eestis väga ei liigu, M1 16 gigaga Air, eks ole, siis samas raha eest tasub seda helistada. Aga Neol on 2 mudelit, kallimal on see sõrmele lugeja, sellel on ikka 8 gigabaiti RAM. No selge on see, et ega ikkagi on see positsioneeritud ka Neo mitte siis sellise raskekujulise multimeedia töö jaoks, olgugi et ta kergekujulisem, aga tõenäoliselt tuleb ka toime. Aga kui tõesti sind ei huvita nii väga keelemudeli jooksutamine, aga rohkem siis mis iganes pildi, video, muusika, töötlus. Kõik tuleb pilvest. No jah, et siis sa tulebki pilvest, jah. Gemini vastus tuleb pilvest ja... Seda küll jah, aga ma ütlen, et siis kui sa tahaksid teha, nimetame siis sellist tõsisemat protsessori ressurssi nõudvat tööd, siis on tõesti võib-olla mõtet vaadatagi, kas siis kasutatud M4, M2, midagi sellist, et mitte siis Neod, aga jah, kui sa tahad lihtsalt ilusat ja toredat arvutit, mis on uus ja äge ja tegelikult ju hea hinnaga, siis see on ikkagi väga, väga tore käik Apple'ilt, mis muidugi ikkagi jätab minu jaoks selle nagu mõru tunde, et iPad Air on selline kummaline toode, kus on need... Mis on kalliks läinud aastatega, pluss 300 euri laias plaanis, aga samas jälle ja siis on võib-olla Neo kiituseks öelda, et ta on kerge, kuna seda jahutusteemat ei ole seal nii suurelt, kui on teistel. No muidugi Airil ka vist ei olnud jahutust, aga üldiselt jah, et väga kerge oli esmamulje, seal demoletis prooviti seal koha peal üritusel. Aga Apple siis ju veel näitas lisaks Neole ka toodi välja siis M5-ga Air või mitte Air, vaid vist Air ka või oli ainult Pro MacBook, ma ei mäleta. Ei tegelikult Air oli M5 ja just. MacBook Pro M5 Max ja M5 Pro, aga jah, aga siis ütleme, mul tunduvad natuke Apple'it oostad ju iga aasta mingisuguseid nii-öelda evolutsioonilisi protsessori võimsuse suurendusi ja siis ma nagu vaatan ka siin nendes review'des olnud siin, mõnes digireview's ma olen üldse vaadanud, et need benchmarkid, et mingi, ma ei mäleta, mis põlvkonna vahe see oli, 3-4, et mingisugune 20% oli ainult seda pauku juurde tulnud, et siis see nagu, ma ei tea, miks me üldse nagu digisaates sellest räägime, et see on nagu täna üsna loomulik, et aasta mudeli uuendusega mingisugune riistvara saab sellise 20-30, ma ei tea, võib-olla 40%. See on väga hästi, et siin on telefoniprotsessorid, mis saavad 5%, eks ole. Ise käest. Jääb üle küsida, mida ja kas on üldse muidugi vaja ja kui me vaatame nagu ajalõikes, ma saan rääkida puhtalt personaalsest kogemusest näiteks, oli mul, on senini, ma ei ole seda kaugeltki prügikasti visanud 2010
15. aasta vist või see late 2015 aasta iMac, mille ilus suur 27-tolline 5K ekraan mulle väga meeldis ja ma ei raatsinud sellest kuidagi loobuda, sellepärast pilt oli väga ilus, aga opsüsteem jõudis sinnamaani, kus Apple ametlikult ütles, et puhka nüüd jalga, et osta uus, sellepärast et me enam sinna seda viimast opsüsteemi ammu ei pane ja siis läks mul nagu elu huvitavaks ja ma tõepoolest eelmisel aastal siis võtsin M4 Proga Mac Mini ja mul oli hea võrdlusmoment, selles iMacis oli Intel i7, kui ma ei eksi. Tolle aja kohta vist olid seal kõik heeblid keeratud ammu punasest veel edasi, et oli ülikiire Intel i7 ja kui ma siis vaatasin renderdamise aegu, palju projektid renderdavad, üks väga hea projekt on meil digisaade ja ma näen väga hästi kohe, kui kiiresti digisaade siis kokku renderdub ja selle 10 aastat vana Inteliga, iMaciga renderdas ta siis umbes reaalajas, aga nüüd ehk siis tund aega, tunniajane saade, tund aega. Just, ehk täpselt nii ta tegi, seal on ju metsik hunnik igasuguseid pluginaid vahel ja kõik võimalikke muid asju, et sellepärast see ikkagi võtab suhteliselt kaua. Ja nüüd siis uus M4 Pro protsessoriga Mac Mini renderdab seda sama saadet umbes 3,5 korda reaalajast kiiremini. Ehk siis 10 aastaga on läinud 3,5 korda kiiremaks arvuti. Täiesti reaalse tööga. Jah, selles mõttes, et 20% sammude aasta kaupa annavad põlvkondade vahel ikkagi kõvasti juurde. Kui me vaatame lihtsalt mõnikord neid lubadusi, kus öeldakse, et näed, mingisugune protsessor on 2 korda kiirem ja nagu Apple vist ka kipub ütlema iPhone'ide puhul, et stiilis eelmine generatsioon on jälle järgmiselt 2 korda kiirem ja umbes nii. Et selle koha peal küll mulle tundub, et 10 aastaga see 3,5 korda nagu ei ole väga palju, sest kui sul 1 aastaga läheb juba 2 korda ja teise aastaga 2 korda, siis on juba pehmelt öeldes läinud üle 3 korra kiiremaks juba 2 aastaga, et see kipub ikkagi nagu mõnes mõttes olema väiksem. See edasimine, aga loomulikult see võrdlus praegu puudutas siis puhtalt sellist renderdamistööd, kus ilmselt oli protsessor väga intensiivselt tegus, aga tänased protsessorid on ju väga suuresti just nimelt optimeeritud nii-öelda selle AI jooksutamisele ja selle koha pealt omavad jõulisemaid tuumasid kindlasti, et siin ei saa nagu üks-ühele enam võrrelda siis päris Intelit ja M4. See hinnateema tooks korra sisse, et millest me ei ole jõudnud rääkida, et üldiselt need läpakatel on nagu suurusjärgus 100-200 euri nagu hinda otsa kevitatud võrreldes eelmiste põlvkondadega. Ma ei tea, kust nagu see hinna nagu valitsemine siin, eks see oleneb jah, kuidas neid hindu reguleeritakse aasta jooksul, aga ma vaatasin lihtsalt, et nagu täishinda, mis meil on, täishind oli 2599 euri MacBook Pro 14 tolli M4 Pro. Aga nüüd M5 Pro'l on meil 2709, nii et jah, sotal läks nagu otsa ja kallimate mudelite siis rohkem. Et selles mõttes, et tundub jah, et see nagu Air ja Pro on siis vähemalt 100 euri kallimaks läinud. Aga räägime ka natuke iPhone'ist. Just, iPhone 17e. Minu esimene reaktsioon oli see, et Apple näeb, et see 16e on ikkagi läinud peale täiega, selleks tehti talle järg. Kas see oli nii, et kui 16e tuli, siis oli meil siin tuline vaidlus, kus Meelis ütles, et see on kõige mõttetum asi üldse. Kiruti teda, kallis. Endiselt ütlen, et 17e ei tohi ka keegi oska tavaline 17, see on kõige suurim viga, mida te teete. Apple näeb, et turgu on sellel, tehti järg, mitte toonitan, ei tehtud niimoodi, et tehti see 16e valmis, jäeti ta nii-öelda noppima seda odava telefoni hinda 3-4 aastat ja siis tehti järgmine, nagu oli varasemalt. Nüüd tuli uus, järelikult nagu nõudlust on. No eks MagSafe'il oli piisavalt suur nõudlus, eks ole, mis on põhimõtteliselt üks põhilisi asja, mis on muutunud on. Aga jah, et küsimus selles, et kes siin meie kandis neid ostab, ilmselt osatakse küll, loomulikult numbrid näitavad seda, aga see on veits huvitav, et Ameerikas on see väga lihtne, et seal on lihtsalt kui sa teed nagu vähegi mõistliku paketi Verizonis või AT&T's või mõne muu suure operaatori, sa saad selle telefoni tasuta kaasa, eks ole, nii et selles mõttes seal on see asi nagu hoopis teine see poliitika, et sa maksad selle paikselt oma meeletu suures telefoni arves kinni, mis on sul sama suur vahet, pole ka saad telefoni või saa, eks ole, sa loomulikult võtad selle. Aga jah, et
mina ütleks lihtsalt, et 17 on nagu niivõrd palju parem telefon, aga eks see on nüüd maitse asi. Siin on 300 euro küsimus, mõnes mõttes, et see 17 on jah, see tõesti kõige parema väärtusega telefon sellise 1000 euro klassis, aga ma ikkagi, mul ikka meeldis, et kunagi telefoni maksid 700 eurot, ta ei saa hakata ütlema, et mis sa 700 eurose telefoni eest saad ja nüüd okei, MagSafe'is läheb autos no, ja protsessor on ka ju A19, nüüd iPhone 17 oma. Ja siis, kui esimene iPhone välja tuli, siis Steve Ballmer naeris suure häälega avalikult ütles, et kes ostab $500 telefoni, eks ole, et see on meeletult kallis. Aga kui sa ostad nüüd iPhone 17e, saad sa parema protsessori kui su sõber, kes ostis MacBook Neo. Mõelge sellele. Vot jah, et seepärast iPhone 16 protsessor Neo peal. Aga no mida sa ei saa, kui need panna kõrvale meelist, et 17 on palju parem telefon. Asjad, mis siis sinna palju alla liigituvad, ongi ekraani värskendussagedus 120, 17. Mis on väga oluline, mis on kindlasti seda vahet raha väärt. 60, 17-l kaamera, sest et 17-l on endiselt üks põhikaamera. 17-l on siis ultrawide samuti. Ja USB kiirus, USB-C kiirus on siis 3.2 on 17-l. See on vist asi, mida enamus inimestist väga ei huvita. Kõik see, mida me rääkisime eelmine aasta, mulle tundus, et Apple kuulas meie saadet eelmine aasta. Ei ole ka seda, siis tõsi, seda dünaamilist saarekest ei ole, vaid 17e on ikka sellise vana hea selle Apple'i suure kulmuga või selle väljalõikega sealt. Ja noh, ekraan ei täida ka võib-olla nii palju seda esipaneeli ära, et ta ei ole nii servani. Et seal on nagu kokkuhoiu kohti, aga täpselt see on igaühe otsustada, kas ta tahab seda teist kaamerat ja kui ta on harjunud kogu aeg vaatama vanemate iPhone'ide 60 Hz ekraani, siis tal pole aimugi, et ta tahaks 120 Hz ekraani. Üleüldse soovitus scrolliga vähem ja erutage uues. Siis ei ole probleemi. 30 Hz. Ja, täpselt. Ostke Nokia nuputelefoni ja ongi kõik hästi. Ja siis tuli ka paar ekraani muidugi, aga võib-olla need on juba nii spetsiifilised, et väga pikalt ei peagi ekraanidel siis peaks. Saan aru, et väga suur hulk professionaale on väga vaimustuses sellest uust display XR, mis see nimi on, Andres kohe ütleb, aga $3,500 ekraan, mis on väga hea, eks ole, ja väidetavalt profid ütlevad, et see on küll väga kallis, aga maailmas, kus Sony reference monitor maksab $1 million, eks ole, siis noh, võib-olla ei ole kallis töö tegemiseks. Sa teenid tagasi selle raha. See on hea näide, jah. Selle kohta oli nali oli kunagi, kui tuli see Mac Pro, see uus just tuli kast, et jube kallis ja siis see monitor oli 6K. Et ei, $600  6K. Et see on ju samamoodi. Ma ei tea, reso on vist natuke rohkem kui 4K, aga jah. Lihtsalt see eelmine, mida siiamaani osteti, oli neil ju päris vana, eks ole, et neil oli 8 uuendada ja tegelikult see ilmselt on väga hea toode, lihtsalt see ei ole toode meie jaoks, aga see on toode, mille on turg või on olemas see konkreetne nišš. No isegi see uuendatud stuudio display lisaks XDR-ile on ikka 60 Hz peal, et jällegi, et kes scrollib siis, aga see 120 Hz on XDR variandil, eks ole, ja siis XDR-il on Adobe RGB värvi gamma tugi. Kusjuures ma ise endale täitsa hakkasin seda XDR-i nagu kaaluma ja vaatama, et lihtsalt vaatan nagu, et mis ta on alates 1779 euri. CNC vist, Command & Conquer oli kunagi mäng ja siis jah, et tundub see kvaliteetne korralik toode. Selge pilt. Kuulge, aga tore oli tegelikult Apple ikkagi pakub veel oma tooteuuendustega seda, mille üle on nagu vaielda. MacBook Neo on väljas, Air Pro on uuendatud. Igatahes tõmbame siis Apple'i rubriigile otsa kokku ja räägime siis nüüd edasi hoopis mobiilitehnoloogia kongressist. Mobile World Congress toimub igal aastal Barcelonas, veebruaris või märtsis. Kus ei ole Apple'i? Kus pole kunagi olnud vist Apple'i. Nemad on kõrgemal sellest maistest sfääridest. Küll aga meil vähemalt oli oma mees Havannas seal kohal, ehk siis Meelis käis Barcelonas koha peal vaatamas. Kas 2026 aastal mobiilikongress on veel relevantne, on seal midagi olulist või ei ole. Meelis, sa tuled Barcelonast tagasi päevitusega, ma loodan. No seal oli, jah, päikest tuli vähe, aga pluss 15 oli küll, nii et parem kui siin. Seda tekkis tunne, et võiks kolida sinna kanti. No see on ka hea. Ja muidugi keel on keeruline, sest et erinevalt enamus muust riigist ei räägi niimoodi mitte hispaania keelt, vaid kataloonia keelt, mis on palju keerulisem, kuigi nad räägivad hispaania keelt ka, aga viisakas oleks rääkida vist nende nagu päris õiget keelt, sest et seal see
uhkus on päris tugev, eks ole, selle oma identiteedi suhtes, mida meie siin Eestis väga hästi mõistame, eks ole, nii et. Aga mis uudiseid on tehnoloogia keeles, ehk siis kui sa seal nüüd paar päeva ringi vaatasid? Ja, et tegelikult mina sain messil endal olla 1 päeva ja ma sain olla osaline 2 messi eelsel siis nii-öelda toote tutvustusel või keynote'il. Üks neist oli Xiaomi oma ja teine oli Honori oma. Ja lisaks nägin ka seda melu ja maailmast. Mina ei ole kunagi varem MWC-l käinud ja mina naiivselt mõtlesin, et kuna see on selline B2B või pintsaklipslaste taristutootjate ja operaatorite üritus, et palju seal ikka rahvast olla saab, eks ole. Tuli välja, et väga palju saab. Selles mõttes see rahvapass üllatas mind, kui palju seda seal oli, eks ole. Nii et, see on 100 000 inimest on olnud. Ma ei tea, arvestades, et see on nagu üsna kinnine üritus koos, ka mina pidin sinna saamiseks tegema ikkagi läbima suurema kadalippu kui IFA või mõne teise messi puhul, et seal nõuti palju rohkem andmeid ja asju, siis ma üllatusin, kui palju rahvast oli. Aga jah, 2 asja, mida mina nagu kuhu ma siis nagu kohale läksin eraldi, oligi see, et Xiaomi näitas uusi seadmeid, mille hulgast osad olid juba ammu mujal maailmas välja kuulutatud ja Honor näitas uusi seadmeid, mis oli omapärased. Aga Xiaomi puhul on see, et siis 2 uut telefoni või tegelikult 3 uut telefoni, 17 Ultra, 17 ja Leica Lightsphone, mis on tegelikult 17 Ultra eriversioon. Kõik nad on kas samade või natuke erineva nime all detsembris juba Hiinas müügile tulnud ja nüüd nad siis jõudsid ka Euroopasse. Loomulikult jõudsid nad Euroopasse natukene kehvemate akudega ja muude selliste omadustega, aga iseenesest sealt nagu, et 17 Ultra oli mul ka testis ja sellest ma saan siin võib-olla lähitulevikus rääkida, praegu kohe tänamustest rääkima ei hakka. Aga räägi sellest Leica telefonist parem, see on väga huvitav. No ta on tegelikult täpselt sama, ta on 17 Ultra, lihtsalt tal on juures Leica logosid terve hunnik, natukene teistsugune korpuse disain, et küljed on tehtud ribidega või selliseks paremini käes hoidvaks, globaliseks ja Leica logosid on rohkem peal kui teistel ja siis tal on siis, kuidas ma ütlen siis, selle objektiivi rõnga või selle objektiivi kaamera saare ümber on selline keeratav rõngas, eks ole, millega saad sa muuta kas zoomi või särikompensatsiooni või mida muud taolist, eks ole, vastavalt selle, mis sa üles sead, mis on tegelikult väga mõttetu, sest et selle kasutamine on üsna ebamugav ja mina eelistaks kasutada ikkagi seda sama asja ekraani pealt. Nii et selles mõttes sellega need erinevused tegelikult piirduvad, eks ole, ja väärevus sees, et sa müüaks ainult siis 16 giga muutmälu ja 1 terabaidi sisemäluga ja see maksab 2000 eurot ja ta on müügil ainult Xiaomi ja Leica füüsilistes poodides Euroopas ning 2 Saksa operaatori juures, et ta on hästi eksklusiivne, hästi kallis mudel. Hiinas on sama asi müügil teise nimega Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ja loomulikult Xiaomile omaselt on siis kõigile neile telefonidele võimalik osta seda camera grippi ehk siis sellist ümbrise külge käivat käepidet, millel on sees väike akupank ja siis 2 päästikut ja füüsiline zoomi nupp, mis teeb tegelikult nagu kaamerana kasutamise mugavamaks, eks ole. Et see on nagu tegelikult see nagu selle asja eriomadus, aga neid telefone tegelikult me oleme näinud varem ka nii-öelda veebi vahendusel, ma sain oma käega katsuda neid lihtsalt jah, Euroopas on 6000 mAh aku samal ajal kui Hiinas on 6800 nagu ikka, eks ole. Aga siis kogu see kaamerate parameetrid, kogu töötlus, kõik see on täpselt sama Xiaomi telefonil ja Leica telefonil nii-öelda? Jah, täpselt. No selles, mis vahe on? Töötluses on väike vahe, et sellel Lightsphonil on rohkem neid nii-öelda virtuaalset töötlust või neid nii-öelda filtreid, mis siis meenutavad neid klassikalisi Leica objektiive, eks ole. Aga see on tarkvara, on ju, et selles mõttes see ei ole nagu füüsilised riistvara ei erine nagu millegi poolest. Ja riistvara on hea ja riistvara poolest kõige olulisem on 2 asja, mis on olulised seal riistvaras mainida, aga võib-olla ma mainiks neid pikemalt nagu siis, kui ma räägin sellest telefonist ülevaate või testi mõttes. Üks on see, et tal on esimesena telefonidest low fix sensor, mis siis peaks tegema HDR-i moodi või suurema dünaamikaga pilti ühe pildina, ehk siis mitte ei ole vaja kokku kleepida mitmest erineva säriga tehtud pildist, eks ole. Ja teine asi on siis see, et tal on ühetoiline sensor, siin on põhisensor. Ja teine uuendus on see, et kahe erineva zoom kaamera asemel on nüüd üks zoom kaamera, mille ees on siis
mehaaniliselt liikuv periskoop objektiiv, mis muudab 75 ja 100 millimeetri vahel fookuskaugust sujuvalt, 3,2 kuni 4,3 korda suumi ja oluline on see sellepärast, et siis mõlema suumi astme juures on siis kasutada, eks ole, sama suur sensor, mitte ei ole see, et üks on väiksem, teine on suurem. Ja nüüd natukene muutub selle suumi astme muutmisega ava, eks ole, et suurema suumiga on ta väiksem ja väiksema suumiga on ta suurem. Aga muidu see on tegelikult nagu päris lahe lahendus, lihtsalt see erinevus on hästi väike, 75 versus 100 millimeetrit, aga tehniline lahendus on äge. Selle Leica telefoni peal siis nii-öelda ikkagi Xiaomi oma nime on pigem nagu üldse ära jätnud ja üritab ta nagu jätta muljet, et see on siis puhas Leica töö. Ei ole, sest ma tegelikult nüüd ametlik nimetus on Leica Lights Phone by Xiaomi vist, kui mälu mind ei peta. Ja ma imestasin, sest Leica inimesed käisid laval ja rääkisid ja nad ise ka kogu see Xiaomi kommunikatsioon ja käisin ka pärast mingi Xiaomi nii-öelda pressiürituse, kus me saime küsimusi küsida ja siis nad ikka rääkisid, kui palju on Leica sinna tootedisaini nagu just selle konkreetse mudeli sellist input'i andnud ja siis ma imestasin, et seal on küll palju Leica logosid, aga taga on ikkagi natuke teise kujuga on ka Xiaomi logotelefon. Ma imestan, et Leica lasi nagu selle Xiaomi logo sinna jätta, et kui nad nagu eksklusiivselt tahavad teha, siis see võiks sealt olemata olla, oleks nagu tegelikult siuke euroopalikum veits. Ja muidugi see ka et siis teema või see nii-öelda tarkvara välimuse ikoonid on selleks musta ja punasega Leica logo värvides, kui tavalisel ultral on siis tavaliselt Xiaomi ikoonid. No kuule, aga kui sa juba kaameratest räägid, mulle jäi vist peaaegu ainus klipp sealt silma mingi Hiina tootja Tecno oli see, kes näitas siis umbes sarnast kontseptsiooni nagu omal ajal olid meil vist Motorola ja oli vist Sony, kellel olid niisugused eraldi mingid objektiivid, mida sai kuidagi telefoni lähedale panna, aga selle Tecno puhul nagu vähemalt videost on kuidagi äge, et see on kuidagi väga läbimõeldud modulaarne, et sa saadki sinna telefoni külge klõpsata akusid ja mida iganes. Aga see ei tule kindlasti kunagi müügile, sest see on nii modulaarne asi, mida inimesed ei osta. Telefon ise on üliõhukad, 4,9 või 4,6 millimeetrit on telefon paks. See on hästi pisike aku, seal on protsessor ja ekraan ja kogu lugu, eks ole. Ja siis sa saad magnetiga kinnitada sinna akumooduleid erineva paksusega, saad kinnitada üksteise külge mitu akumoodulit ja teha laduda nagu Lego klotseks üksteise peale, teha väga suureks selle aku. Saad panna ühe ümbrise, millel on siis sama moodi nagu siin me oleme näinud Oppol ja Vivol ja Hiina tootjatel selline suur teleobjektiiv, sellise saad sinna külge ühendada, eks ole, erinevaid seikluskaamera mooduleid või erinevaid kaamera mooduleid, nii-öelda seikluskaamera variant, tavavariant. Eks need moodulid on palju ja moodulid käivad siis niimoodi, et nad kinnituvad selle telefoni üksteise külge magnetitega, aga andmeedastus on niimoodi, et toide, ehk siis akudega, toide käib läbi pogopinnide, ehk siis nende klemmide ja andmeside siis nende kaameramoodulite ja muude moodulite vahel käib juhtmevabalt, et kas üle Bluetoothi või kui sul on kaameramoodul, kus on vaja kiiremat ja võimsamat andmeside, siis seal on kas Wi-Fi või UVB, nad ise täpselt veel ei tea, et kui nad seda kunagi müügile toovad, siis kumma nad otsustavad, aga iseenesest tegelikult ma usun, et see tegelikult kunagi müügile tule. Äge oli küll, aga praktiliselt ma ei näe, et see nagu tegelikult turule jõuaks. No samas on nad panustanud päris kõvasti, kui sa ütled, et neid igasuguseid mooduleid ja akupankasid ja jublakaid, mida sinna panna, oli tegelikult tõesti nagu hoomamatult palju. Kontseptsioon on hästi tehtud ja tegelikult Tecno on, see ei ole esimene nagu selline pääsuk, et Tecnol on iga aasta kuskil messil olnud midagi nagu huvitavat. Nad teevad neid õhukesi telefoni, on teinud rohkem kui Samsung või Apple ja õhemaid või teistsuguseid, eks ole, sest neil on need mingid e-ink ekraaniga tagaküljed olnud juba mitu korda ja nad nagu neid selliseid huvitavate ideede õhku loopimise poolest on see firma nagu väga tuntud, aga see ei tähenda, et neid nagu väga müügile jõuaks. Nii, no seal ongi küsimus selles, et sellised lahendused peaks olema niivõrd mugavad kasutada, et sul ei ole seda barjääri nagu nikerdamise ja kasutamise vahel, sest kui ma mõtlen tagasi nende Sony objektiivide peale, mis olid ka ju vidinatena väga ägedad, seal jäi nagu asi lõpuks selle taha, et see objektiiv oli ju tegelikult nagu peaaegu juba nagu eraldi telefoni, siis ta ei tahtnud hästi selle telefoniga üldse paarituda ja lõpuks selle kasutamine oli üks häda ja viletsus ja ma lihtsalt ei tahtnud seda sellepärast kasutada, et see õigel hetkel mul ei olnud niikuinii kaasas ja kui ma läksin juba pilte tegema, siis seda nüüd eraldi kuskilt võtta ja seda seadistada tundus
tundus lihtsalt nagu kuidagi tülikas, aga sellise tehnosuguse kontseptsiooni puhul, kui tõesti ma klõpsan sinna teleobjektiivi lupsti taha ja nüüd saan toonekurge kohe pildistada ilma nagu sekundeid lugemata, oleks see nagu äge. Muide, kui me sellest võib-olla pikemalt ei räägi, aga üks asi, mis sulle võib-olla Glen meeldib ja mida sa võiksid võib-olla kunagi isegi proovida. Xiaomi tõi välja maastikutõuksi, et neil on vist olnud maastikutõuksi teisi ka, et sina oled rohkem kursis sellega, aga see on nüüd nende kõige parem ja kangem tõuks, et ta on ikkagi nagu väga suurte ratastega, väga kruusateed, killustik, mingid munakivid, eks ole, et see peaks nende nagu selline huvitav, selline kiigedega aktiivne vedrustus oli neil või amordisüsteem, eks ole, ja nägi päris hea välja, suunatuled ja erinevad lukusüsteemid ja üks asi, mida mina, kes ma olen tõusiga kukkunud, mis mind nagu huvitas ja ma proovida ei tahaks, aga hea teada on see, et nad ütlevad, neil on aktiivne stabiliseerimissüsteem äkkpidurduste jaoks, et ta peaks vähendama siis neid äkkpidurduse puhul seda kukkumise ohtu või see kukkumistugevust, eks ole, ma ei tea, kuidas töötab, aga see oli nagu huvitav, tarkparaline mingisugune lahendus siis. Et see oli nagu huvitav asi. Ja Xiaomi ja Segway on olnud ju ühed nendest Hiina firmadest, kes on kogu aeg ka liikurite puhul väga palju just rõhunud sellise stiili ja mugavuse peale versus teised paljud hiinlased, kes on teinud selliseid suutlikumaid ja natukene rohmakamaid seadmeid. Enne rääkisime Apple'ist, siis kaks asja, mis mul seal silma jäi. Üks oli see, et selle tõuksi puhul on neil olemas Apple'i Find My tugi. Aga ei ole, vähemalt nad kuskil andmetes ei ole toonud välja seda, et oleks Google'i Find Hubi tuge, mis tähendab seda, et Xiaomi on teinud tõuksi, mida saab leida kadumise korral iPhone'iga, ei saa leida nende enda telefonidega. Mis on nagu jabur. Küsisin ka seal pressiüritusel inimeste käest ja nad ütlesid, äkki see on viga, äkki ikka on olemas ja see tõesti tundub kummaline. Ja teine asi, mis oli naljakas, oli see, et nad tõid välja ka sellise õhukese ja loomulikult üks variant on oranži värvi väga hästi iPhone'iga sobiva õhukese MagSafe akupanga. No neil omal ei ole MagSafe toega telefon, eks ole, magnetitega. Aga naljakas või huvitav oli see, et akupank kogu sellest üritusest või kogu sellest esitlusest sai kõige suurema ovatsiooni ja ka seal pärast seal tema alal oli akupanga ümber kõige rohkem rahvast. Miks nii? Ja see oli minu jaoks nagu üllatav. Ja üks asi, mida on veel nende valikust ise ta on kõige rohkem testid, on tegelikult nad tõid Androidiga kella, millel on 930 mAh aku ja kestab ametlikult 6 päeva või tegelikult kui sporti tee võib-olla isegi nädala. Et seni on vist OnePlusil oli kõige suurem akuga, Androidiga kell oli 600 mAh, et kolmandiku võrra suurem aku. Nägi päris okei välja, et seda ma tahaks ise proovida, kas päriselt kestab. Saan Androidiga ja Geminiga kella, mis kestab nädala, et see oleks päris hea. Ma vaatasin MWC uudiseid, mis mulle veel silma jäi, kindlasti neid nii-öelda veidraid telefone oli ka palju esile tulnud, nagu rääkisite Teknost, siis oli ka see. No Honori robottelefon, eks ole, mida nüüd Honori robot, jah. Oma silmaga näha, aga mitte oma käe katsuda. Seal on siis telefoni tagaküljed pöörab välja gimbaliga seikluskaamera moodi või selline gimbaliga kaamera. Ja Honor ütleb, nad toovad selle ka teiselt pooles müügile ka, et see on nagu kindel. Et eelmistel messidel on seda näidanud klaasi tagant, nad näitasid ka töötavat versiooni siis nii-öelda nende teenindajate käes, aga ikkagi ajakirjanikud ise nagu oma käe katsuda ei tohtinud. Oma silmaga vaadata lubati, pilti teha lubati, aga mitte oma käe katsuda. Ja samuti tõi Honor välja siis Magic V6 volditava telefoni uue põlvkonna oma, mis ma ei saa aru, miks nad tõid selle välja 6 kuud peale eelmist mudelit ja see tuleb müügile Hiinas märtsis ja Euroopas alles augustis või septembris, nii et mis on ka nagu kummaline siuke vaheaeg, mille jooksul jõuavad konkurendid teha parema modeli, eks ole, nii et naljakas. Ma sirvisin veel uudiseid, ma ei tea, kas sa nägid oma silmaga ka, aga seal on Oukitel, mis on tuntud igasugustest üli vastupidavate telefonide poolest, nendel oli mudel, mille sees on lõkkesüütaja või siis tulesüütaja ja tulemasin, et tahaks näha, kuidas sellega minna on ju lennukile. Seda ma tõesti ei jõudnud vaadata, sest mul oli üks päev ainult aega seal ringi käia. Mis mulle silma jäi oli see, et kui me siin Eestis räägime Hiina tootjatest ja Hiina pakkujatest ja Huawei'st ja ZT'st ja nendest, kes on nagu bännitud, eks ole meil ja kuidas Euroopas võetakse välja nende võrke igalt poolt, siis minu jaoks oli nagu võib-olla šokeeriv või vähemalt üllatav näha seda, et nii ZT kui Huawei olid väljas meeletult suurte väljapanekutega, nende paviljonidelt kordades suuremad kui Nokia ja Ericssoni omad ja taristu äri käib nagu metsiku hooga, et hoolimata sellest, et neid nagu selline maine ei ole siin nagu kõige parem, siis tundub, et väga nagu kedagi ei huvita ja lisaks oli see, et operaatorid olid, kõik suured operaatorid väljas, mitte Eesti omasid, eks astu ja teisi. Ja igal riigil oli oma paviljon, aga Eestil oli oma paviljon, see oli unik idufirmasid, kellest mina pole kunagi midagi kuulnud. Läti paviljonis oli ainuke firma, kes ma olen kuulnud, oli Mikrotik, eks ole, kes on nende nagu selline IT-lipulaev. Ja Poola boksis oli nende siis selline
riigi äpi moodi asi, mis oli väga sarnane Eesti äpile, et tundus, kuigi see tundus rohkem dokumenti hästi sees olevat, aga vaatasin, et väga-väga sarnast asja ehitavad. Et need jäid mulle nagu ka silma. Kui sa ütled, et Ericsson oli väiksem kui need Hiina operaatorid või telekomi tootjad, siis ma nägin ikkagi uudistest, et Ericsson ütles, et me tegime nüüd 6G testid ära, et 6G hakkab Ericssoni boksis ma väga pikalt ei käinud ja ma 6G ei näinud, aga küll ma nägin, et Qualcommil oli metsikult palju 6G ja Wi-Fi 8. Need kaks asja, mida ilmselt me näeme tegelikult 10 aasta pärast, eks ole, et Wi-Fi 7 meil ei ole tegelikult kuskil eriti jõudnud. Siis neid siis tulevikku vaatavaid asju oli küll ja teine asi, mida muidugi ka nagu seal ikkagi oli palju ja rohkem mõtleks kui IFA-l oli AI-d, aga see AI, kuna see on nagu B2B üritus, siis ei olnud nagu see, et meil on Gemini ja meil on, ma ei tea, Perplexity, vaid see AI sõnum oli see, et meie võrgud on AI-ga ja operaatorid peavad vähem nägema vaeva taristu optimeerimiseks, kuna meie tark AI teeb seda kõik ise ära, eks ole, et see oli nagu see sõnum, et vähem tööjõudu, vähem tunde kulutada konfimise peal ja kõik on turvalisem. Et seda oli seal nagu hästi palju, et mitte siis nagu kasutajatele suunatud, vaid siis nagu päriselt nagu otsuse tegijatele ja miljoneid või miljardeid kulutavatele ettevõtetele suunatud AI lahendused. No ma saan aru siin vidinatest veel rääkides, et ka mingit sellist AI telefoni näidati, kus üldse siis ekraani pole või ikoone pole, kus sa saad öelda, mis sa tahad ja siis ta teeb sulle asju. Seda mina ei näinud, ma ilmselt jõudnud selleni. Brain.ai ja muidugi veel huvitavast asjadest Lenovo väidetavalt siis näitas mingit läbipaistva ekraaniga arvutit, et sa saad vaadata, mis on ekraani taga, et kui sa, ma ei tea, joonistad omale tuppa virtuaalse lillepoti, siis sa saad selle laua peale panna. Läheb sinna Tekno teemasse, kus nagu huvitav kontseptsioon, mis kunagi müügile jõua. Ma käisin ka Lenovo Motorola boksis ja seal nagu ikka on see, et boksis nad päris kõik asju näida, näiteks sama läbipaistva ekraani ma ei näinud, samuti ma ei näinud seal seda volditavat mängukonsooli, mida igal pool kirjutatakse, eks ole. Küll ma nägin seal Motorola esimest foldi või raamatu moodi volditavat telefoni, mis nägi välja nagu veits nagu Pixel Fold, eks ta oli paksem kui Samsung või Honor, aga teades Motorolast neil on selline väga mõnusast kunstnahast materjalist tagakülg, tegelikult see telefon oli väga mugav hoida, eks ole, võrreldes Samsungi või Honoriga, et oli siuke, Honori V6 on ka mingi ühel versioonil on punane kunstnahast tagakülg. Ja siis sellised asjad seal olid olemas, jah, nagu kõik näitasid oma uusi vidinaid, rahvast oli palju, melu oli suur, aega oli vähe. Xiaomi muideks näitas ka oma siis GT Vision ehk siis Gran Turismo mängu arendajate tellimusel tehtud hüperauto kontseptsiooni, mis ei olnud siis, mis küll ei sõida, aga mis on tehtud nagu päris auto, päris tuuletunnelite, päris sisuga, väga huvitava kokpiti või siis selle salongi osaga ja see nägi nagu väga-väga äge välja. Ilmselt see kunagi muidugi müügil ei tule, sest tegelikult Gran Turismo jaoks on tehtud ka ju vist äkki Porsche ja Ferrari või suured tegijad on varemgi teinud ja nad olid väga uhked, et neid kutsuti nagu osalema selles projektis, eks ole, et nad said teha siis nii-öelda GT jaoks kontseptsioon auto ja seda siis ka seal füüsiliselt näidata ja meil lasti siin pilti teha sellest, et see oli nagu huvitav kogemus, aga lihtsalt nad olid jah väga uhked, nagu esimene Hiina autotootja, keda sinna klubisse nagu lubati nii-öelda. Aga ütleme siis kokkuvõttelt veel, et millised olid siis mingid ägedad vidinad, arvutid, ma ei tea, sõrmused, mida iganes, mida sa... Ei näinud ühtegi sõrmust kusjuures. Et mida sa seal üldse nägid? Nägin ühte sõrmust Samsungi boksis, oli Galaxy Ring, aga see ei ole uudis, eks ole. Et seal on jah, seal on sellised klassikalisi vidina tootjad, keda me IFA-l või CES-il näeme, seal on ikkagi vähem, et seal on nagu 97% on B2B ja mõned firmad siis teevad lisaks B2B-le ka nii-öelda consumerit ja näitavad neid asju, eks ole. Et ja kuna Xiaomi Honor tegid pressika eraldi, siis ma käisin neid vaatamas, Lenovo tegi ka pressika eraldi, aga sinna ma kutsati saanud, seal ma ei käinud, nii et selles mõttes, aga kuna mul oli ainult üks päev ja sellest ühest päevast osa möödus ka näiteks Xiaomi pressikonverentsil, siis tegelikult mul oli väga vähe aega seal nagu neid pisividinaid nagu vaadata, et ma panin kirja omale asjad, mis mind huvitasid, tormasin sealt ühest saali otsast teise või erinevate saalide vahel neid vaadates. Ja ka väga palju, näiteks üks asi, mis oli Android XR-i demo, ehk siis need erinevad nii sellised Apple Vision Pro moodi suured prillid kui ka siis väiksed tavaprilli meenutav prillid, aga see järjekord oli seal demol nii lootusetu, et ma ei saanud siin ma oleks seisnud seal 5 tundi, ma arvan. Et lihtsalt nagu oleks väga tahtnud näha, aga ei olnud nagu võimalik. No meile sa saatsid ühe pildi, kus ka mingi robot
seal viskas mingit kukerpalle peaaegu seal maja ümber. Seda ma kusjuures tegelikult nägin täiesti juhuslikult, sest et ma läksingi sinna Honore keynote'ile pühapäeval ja mu T5 ühistranspordiga viis mööda Sagrada Familia katedraalist, mida loomulikult tuli pildistada, eks ole. Ja siis ma nägin seal katedraali ees üks Hiina firma, mille nimi oli, issand, ma ei tule ka meelde praegu, Aipter ta ei olnud, mingisugune robotitootjad on, eks ole, kes oli ka pärast õhtul väljas Showstoppers ja ajakirjanike mõeldud üritusel ja ootamatult oli siis see Sagrada Familia ees, nende üks robot tegi seal kükke ja kukerpalle ja lehvitas inimestele, eks ole, rahvast tuli palju ümber. Nii et ma tegin ka pildi ja vaatasin pärast seda pilti ise ja mõtlesin, et kui ma ise ei teaks, et ma selle pildi tegin, siis ma arvan, et see oleks AI-ga tehtud. See on viimane filter. Ja üks asi võib-olla veel kiirelt, mis on nagu täiesti teine teema, aga selline Norra firma nagu Nordic Semiconductor, mis teeb siis kiipe, eks ole, eriti just nagu igasugused Wi-Fi, Bluetoothi ja muid kiipe, nemad näitasid paki jälgimise lahendust, mis siis kiip koos disposable ehk siis ühekordse patareiga, mis on komposteeritav, saad printida selle paki nii-öelda labeli või selle paki sildi sisse ja see kiip ütleb sulle, mis on paki temperatuur, kas ta on kukutatud, kui kõrgelt on kukutud, mis asendis on, kas ta on püsti või pikali või nurga all. Ja nad ütlevad, et nende jaoks on see oluline on siis, kui sa vead näiteks vaktsiine või mingid farmatsuutikaid ja selliseid asju, et see on nagu, et see äri on nagu hästi oluline, kui nad saavad nagu mõne $1 eest seda komplekti pakisildina müüa, see muidugi tavakasutajal see oluline ei ole, aga sellistele olulist ja kiiresti riknevaid kaupu transportivatel firmadel võib see nagu väga tähtis olla. Mul äge oli vaadata see demo, kuidas ta näitas, pistis selle külmkappe ja siis näitas ekraani peale, et näed, pakk on, ma ei tea, -10 temperatuurius kohe, eks ole. Ja see, et ta on pikali ja ta on püsti ja ta on nagu külili, eks ole, kõike seda, et see oli nagu huvitav jälgida. No tegelikult selline asi oleks ka täiesti huvitav ka tavalise mingisuguse high priority, mis iganes paki puhul. Kui sul on võimalus näiteks endale valida, et sa tahad, et sinu pakk oleks trackeriga, siis oleks ju väga äge tegelikult. Ja see näitab ka seda ikkagi seda suhtumist, et Nordic Semi Norra firma ja mina rääkisin seal ühe Soome inimesega, kes siis oli seal tehnikadirektor või ma ei praegu täpselt tema ametinimetust. Tema rääkis minuga väga hea meelega, aga näiteks Nubia ja ZT ja teised Hiina firmad, kui sa küsid, et nagu äkki saaks mingit pressiteadet või midagi, sa tead, et näed, siin on QR kood ja skänni ja vaata, et nad väga huvitatud suhtlemine, eks ole, et selline Euroopa firmade ja Aasia firmade suhtumine nagu selles, mida nad seal messil tegema tulid, on väga erinev. Aga võtaks ühe lausega veel kokku, kas tulevik on helge, eks sa nägid seal midagi sellist, millest siis varsti on meil ka müügil või pigem siis nagu ei saanudki täpselt aru, mis seal oli? Praktilistest ongi meil ilmselt müügil need Xiaomi Honori telefonid ja ilmselt ka need Motorola asjad ja muud sellised või Xiaomi asjad üldse, eks tõuksid ja akupangad ja värgid. Aga ja kaugemas tulevikus, see ikkagi, mida näidati meile 6G ja Wi-Fi 8 ja muud, see on ikka päris kauge tulevik, et osaliselt vaatas see mest ikka väga kaugele tuleviku ka. Aga samas mõtleks seda, et kui ma peaks valima, kas ma lähen MBC-le või ma lähen IFA-le oma raha eest, näiteks ma kindlasti valiks IFA, kuna seal on minusuguse tavatarbija jaoks nagu rohkem näha. Aga kui ei kutsub, siis ma olen MBC-le ka ja meile, kes Barcelona tore liin. Muideks Barcelona on üllatavalt, kui meie siin vaidleme selle üle, et kas meil Tallinn on liiga autosõbralik või liiga vähe autosõbralik, liiga jalakäijasõbralik, siis Barcelona on ikkagi 5 miljoni inimesega linna kohta meeletult jalakäija, tohutult lägedad jalgrattateed, elektribussid, väga hea metroosüsteem, fantastilised uued trammid, et nagu sinna pannaks nagu päris palju raha ja see töötab nagu väga hästi. Autode jaoks on ka ruumi, nii et kõik on õnnelikud. See on hea, et sa nüüd nägid tulevikku igas mõttes natukene, jagasid meiega ka seda. Igades meie tänase saate aeg on läbi, aitäh kõigile kuulamast ja oleme teiega tagasi juba nädala aja pärast.